mustades särkides mängimas esimesel poolajal. Ellu Unt ründab ekraani pealt vaadates vasakult paremale. Piirioja kaitses Joosep Lõssenko, Martin Talimets, Aido Velt selle olukorra siit vaatame ära, käib pall latis ja kas tõesti oma mehe jalast. Põlva Lootus Nuuma kaudu on karistusalasse jooksmas, palliga kastist tuleb löök. Esimene arvestatav tõrjega ääre peal oli, aga jääb pall Untidele. Kaitseb praegu Põlva päris mitme mehega, aga siit ongi esimene värav olemas ja ei keegi muu kui Ella Untide kapten Rasmus Värk 21. minutil viib koduvõistkonna 1-0 juhtima. No kui see värav veidi õhus oli, siis pigem ikkagi oli koduvõistkonna poolel ja Värk ja läbisööt läheb sinna vasakule äärel, sealt tuleb ka löök ja tuleb ka korralik tõrjega. Veel pakkunud ka, nüüd siis Põlva parema ääre kaudu ründamas, tuleb sealt löögi moodi asi ka ja kukub päris ohtlikult. Kas on värava joone peal ka olemas, tuleb siiski tsenderdus ja nüüd lahtine, sealt tuleb ka jätkuolukorrast löök, aga kas suurepärane plokk või veel üks pallkasti, nüüd Värk saab palli maha ka, aga must puude ja Ülasted tsenderdus tagumise posti suunas, nüüd on pall lahtine ja pall kas käis üle joone või mitte. Mida otsustavad kohtunikud? Ühe väravaline, taas üks sööt ettepoole, jätka tuleb madal löök, aga päris palju mängijad viie kastis. Nii Untide kui Lootuse poolelt tuleb löök otse ja sealt peab väravvaht Kaarjärv sekkuma. Undid pall kasti, Värk seal värava ees, pall lahtine, väga ohtlikult lahtine, kukub latti ja nüüd kukub värava ette ja sealt vahetusest sekkunud Marko Maal 76. minutil lööb Untide teise värava ja nüüd on küll Undid ikkagi ühe jalaga järgmises ringis. Standardolukorras see värav sündis äsja vahetusest sekkunud Maal. No ilmselt üks. Oi, nüüd must puude Tambet Toimu poolt ja nüüd kukub Värk karistusalas ja penalti Ellu Undile ja võimalus lüüa siit kolmas värav, tuleb ka kollane kaart. Vaatame, kumb jääb peale. 85. minut. Värk versus Villako. Värk lööb alla nurka, aga Villako toob ära ja hoiab veel Põlva Lootost elus. Hoiab elus 85. minutil ikkagi väga hea penaltitõrje. Ei olnud, aga Undid jahivad ikkagi oma kolmandat palliga taas karistusalas ohtlikult seal ja läheb siiski vära, laseb veel kohtunik mängul jätkuda. Kas saab veel Põlva Lootus ühe võimaluse? Ei, siiski mitte. See kohtumine on lõppenud. Tallinna FC Ellu Unt saab 2-0 võidu Sportland Arenal. Põlva Lootuse ründaja Temari Nuuma 0-2 kaotus, aga mängu ju oli või mis tunded praegu sind valdavad? Ikka oli, et meil oli ka päris mitte palju häid võimalusi, lõime vist, ma ei tea, 2 või 3 korda latti, kahjuks sisse ei saanud ja minu jaoks mängu muutev otsus oli, kui meie väravat ära loetud, mis oli selgelt üle joone. Aga no, meil ei ole väravajoone tehnoloogiat siin, nii et päeva lõpuks me ei saa kunagi teada, kas oli sees või mitte. Aga sealt 1-1 oleks kindlasti palju põnevam mäng olnud. Eks sa ütled, et kindlasti oli väravas pall sees? Jah, loomulikult isegi vastased ütlesid seal omavahel rääkides, et no tundus, aga no mis siin ikka, ei loetud, nii on, tuleb edasi minna. Noh, esimesel poolel oled sa nõus, et see mäng ikkagi suures plaanis oli Untide käes, teisel poolel teie kuidagi keerasite seda vinti juurde ja võiks öelda, et võib-olla vaata, et teisel poolel te väärisite seda viigivärat rohkem. Ja ma olen nõus, et esimene poolaeg palliga pigem oli raskusi, väga ei saanud üldse ettepoole. Mingid momendid meil ikkagi tekkisid, aga sisse ei saanud. Teine poeg oli teada värk, et hakkame pressima, lähme kõrget pressi, tegime natuke muudatusi, tekkis ise võimalusi, aga jäi jälle vära puudu ja see on see, mis loeb. No, karikavõistlustooaeg, Tipneri karikavõistlustooaeg läbi, väikestel karikavõistlustel olete konkurents, siis kui meele mõruks ikkagi teeb, et esimesel katsel kohe langesite? Ei tee üldse, mis siin ikka, elu läheb edasi ja väikses karikas uus mäng, uus võimalus ja loodame seal edasi minna.
Mis Põlva Lootusel need selle hooaja eesmärgid on liigas oma tsoonis praegu? 9. olete väikestel karikavõistlustel ilusti konkurentsis. Ma arvan, et liigas on jääda vähemalt sinna keskele esimene aasta ja karikas läheme ikkagi kindlasti võidu peale mängima. Olgu, aitäh, soovin teile edu! Aitäh! Ja vaatame, tuleb varsti meie juurde ka Hella Untide kapten Rasmus Värk. Rasmus Värk, võistkonna kapten, palju õnne, 2-0 võit, no kui raskelt see tuli? Lõpuks tuli väga raske. Et ütleme, et alguses natuke olime isegi üllatunud, et teise liiga B-point, et ootasime nagu, et tulevad kõrge pressiga. Aga algusest peale jäid nagu oma poolele tagusid pikka, selles suhtes oli meil sööt jooksus, esimene pool oli superne. Ütleme, et teise poole keskel, süke 15-20 minti, kui oli see üle joone olukord vist oli. Meil väravat ütles, et ei olnud keskkaitses, et oli. Aga no ütleme, et lõpuks lõi välja see, et 3. liiga ja ei ole seda tempot, et 90 minti ei kestana. Ma ise nagu 75. panin täiesti aurude peal, et ainult suure vihaga. No Temari Nuuma ütles, et tema arvates ja ka paljude teiste arvates pall käis üle joone ja see oli mängu muutev otsus, sealt oleks ju võinud tulla 1-1. Jah, ei, aga meil oma satsis ka ju. Üks ütles, et oli, väravat oli kindel, et ei olnud. Aga muidugi see oli 1-0 pealt vist on ju. No eks ta ikka ole, muidugi. No mis sa teed? Su enda mäng esimese poole, nagu sa ütlesid, teil kõik klappis, kirjelda see väravalukord lahti, päris vabaks jäid. Jah, väravalukord, äärest pall. Ma ütlesin ka, et laseme neid early crosse nii-öelda värava peale, kaitsel nii taha. Et ma olen kaitset selja taga, siis nad ei näe, siis need on nagu minu kohad, kus ma löön. Et tegelikult me lasime Sendersi nurki päris häid, aga neil oli seal paar päris pikka kotti, et paar tükka ja paari sendiga said nuppu vahele. Et tegelikult oli see väravalukord oli superna, et siuksed early crossid värava peale. No, teisel poolel oli võimalus sul teine ka lüüa, no oleks natukene varem need pinged maha saanud, 3-0 oleks juba selline eduseis olnud, et ega väga ei oleks pidanud lõpus enam pingutama ka, aga oli see siis kehv löök või oli väravahi väga hea tõrje? Eks ta oli siukse 3. liiga tasemel löök, et päris nurgas ei olnud ja väravate hea tõrje. Ma küsisin ka pärast, et enda arust petsin ära, et löön teise, aga ta ütles, sul kehasend oli siuke, et sa lööd sinna. Pluss mul oli, toss oli nii väljas, et ma läksin seda palli tooma juba nii kaua, et ära taastuks. No nüüd olete järgmises ringis, Tallinna FC Sapoos vastane, mida sellest mängult oodata? Oi, Sapoosiga tuleb terav, et eelmine aasta vist olid meie liigas veel. Siis meil olid päris siuksed tihedad mängud, seal läks ühele pool, teise pool viik oli, kõik oli, aga nüüd neil on vist Harjust ka vist paar täiendust juures ja teise liiga B-liidid, et no seal läheb nagu võhmaga kindlasti väga raskeks meil. No liigas on teil siiamaani lausa nii hästi, et noh, tundub, et purjetate sellest oma liigatsoonist niimoodi läbi, et väga keegi vastu ei saa, mis need eesmärgid liigatasandil on. No, ausalt tahad teada või? Eesmärgid olid, mis meil on 21 mängu või? 61 punkti oli eesmärk, eks üks viik, selle võtsime ära. Ja laskma pidime 0,5 keskmiselt, sellega läheb raskeks ja lööma 5, et seal oleme tempos. Aga ma ütlen, et eelmine aasta oli tegelikult see 3. liiga, mis oli, see püsis siuke 4-5 aastat väga hea, tugevana, täpselt päras nagu tase. Et nüüd, kui see teise liiga B loodi, siis me pikalt kaalusime, kas me lähme sinna. Aga tundub, et õige oleks täpselt see kaheväelne, et ongi teise liiga B-s oleks iga mäng siuke rapsimine, et ma ei kestaks ära hooaeg enam. Olgu, aitäh, vaatame!